Tere! Minu nimi on Errik Kuldkepp ja olen teie ees taas kord Pärnust. Täna ma tahaksin jagada väga vahvat fakti sellest, kuidas Raudteevalitsuse villa ja Karoliina Schmidti villa omavahel seotud on. Tõsi küll, tänapäeval seob neid entusiastlik kinnisvaraarendaja VP Kinnisvara. Kuid kuidas olid need ajalooliselt seotud? Võib-olla otseselt ei olnud, aga inimlikult olid nad küll. Lubagem kutsuda teid kaasa aastasse 1932, sumedasse suveõhtusse, augustikuusse, kui rongiga saabus Pärnusse tolleaegne lummav Eesti miss Nadježda Beidi-Hoffmann. Raudtee ja perroon, raudteejaam asus tol hetkel südalinnas ja Raudteevalitsuse villa oli samaaegselt samas kohas, kus ta tegelikult praegugi on. Ja sellest villast juhiti kõike rongiliiklusega seonduvat. Aga tuleme tagasi sellesse hetke, kui Nadježda saabus Pärnusse, siis teda võeti vastu hästi soojalt, kilgete, rõõmu ja lillede saatel. Rongijaamast sõidutati kaunis miss otse Karoliina Schmidti villasse Merepuiesteele 12, kus ta tol ajal ka ööbis. Põhjus, miks ta tegelikult Pärnusse tuli, oli peaosatäitja roll filmis Päikeselapsed, mille üks võtteplatsidest oli ka Karoliina Schmidti villa. Ja siinkohal tahaksin rõõmuga ära märkida, et otse üle tee Karoliina Schmidti villast asub Amende villa. Ja uskuge mind, nii nagu tänapäeval toimuvad seal suursugused üritused, toimusid ka tol ajal ja ka selle sama sündmuse ürituse filmivõtete ajal korraldati seal päris meeldejäävaid sündmusi.